Tere hommikust, meil on väga hea meel teid kõiki täna siin vastu võtta. Tõenäoliselt on siin palju neid, kes meiega esmakordselt kohtuvad. Esmakordselt on Euroopa Tööjõuameti õpikoja. Meil on väga hea meel, et te olete meiega kõik liitunud. Ja meil on tõlge kõikidesse vajalikesse keeltesse. Kindlasti on inimesi, kes ei räägi inglise keelt, siis palun vestlusaknasse küll püüdke kirjutada inglise keeles ja kui te seda teha ei saa, siis andke oma käega märku ekraanile, sest siis on võimalik seda ka tõlkida ja sel juhul ongi parem, kui te annate käega märku. Mis puudutab päevakorda, siis seda te näete ekraanil. Meil on 3 sessiooni. Esimene on seotud reisijate veo sõidukijuhtide lähetusele. Räägime Euroopa Komisjoni reeglitest ja samuti kohtume sotsiaalpartneritega ja meil on ka arutelu. Ma tõesti kutsun üles teid esitama küsimusi, kui midagi jääb teile segaseks. Teine sessioon on pühendatud reisijate veo juhivedudele ja jälle Euroopa Komisjoni esindajad toovad välja läbi viidud uuringu põhifaktid ja jälle on võimalus esitada küsimusi ja arutada seda teemat. Ja kolmas sessioon on pühendatud siis Roadpoli ja ERA ühiselt korraldatud veokite ja busside nädalale 2022 esitame statistikat, tulemusi. Need nädalad on sel aastal juba aset leidnud. Läheme järgmise slaidi juurde. Teile on ilmselt juba öeldud, et meie õpikoda läheb salvestamisele ja meie YouTube'i kanalil on need saadavad. Me lõikame välja arutelude osa, nii et teil on vaba voli osaleda arutelus, aga pärast YouTube'i see arutelude osa lõigatakse välja, aga seal on küll ettekanded ja need on siis seal avalikustatud. Ja seal on meil ka varasemate salvestatud õpikodade materjalid. Kui te lähete YouTube'is Euroopa Tööjõuameti lehele, siis te näete seal playlisti, kus on ära toodud väga erinevates keelevariantidest erinevad materjalid. Ja kusagil 3 nädala pärast meie õpitoa järgselt me saame erinevad keeleversioonid siis riputada üles. Seega jälgige meid YouTube'i kanalil, seal on rohkemgi videosid kui ainult tänase õpitoa oma. Ja nüüd annaksin ma hea meelega sõna oma kolleegile Federico Pancaldile. Suur tänu, tere hommikust teile kõigile. Tere tulemast ka minu poolt sellele olulisele õpikojale. Tere tulemast neile, kes esmakordselt on siin Tööjõuameti õpitoas. Väike mäluvärskendus on neid ilmselt, kes meid ei tunne. Euroopa Tööjõuamet on üsna uus ametkond 2019. aastast ja eesmärk on aidata kaasa koostööle, et liikmesriigid ja sotsiaalpartnerid saaksid teha koostööd tööjõu liikuvust puudutava seadusandluse jõustamisel. Siia hulka kuuluvad maanteetranspordisektor ja seda me siin täna arutamegi. Meie eesmärk on aidata Euroopa Komisjoni toetada liikmesriikide ametkondi seadusandluse elluviimisel. Ja see on kõik osa liikuvuspaketist.
meie ülesannete hulka kuulub ka töötajate lähetamise küsimustes koordineerimine. Mis puudutab maanteetransporti, siis meil on 2022. aastast paigas raamistik. Ja järgmisel slaidil te näetegi seda raamistikku, see koosneb 3 sambast ja need 3 sammast vastavad põhitegevustele, mis Tööjõuametil on: teavitamine, halduskoostöö ja jõustamine. Mis puudutab jõustamissammast, siis siin ma annan sõna oma kolleegidele 3. sessiooni käigus, kes räägivad sellel teemal ja toovad ära riskihinnangu ja analüüsi. Deklareerivad töö vastu võitlemise küsimused ja samuti räägivad kooskõlastatud ja ühiskontrollidest. Meie fookus hetkel on teabe ja koostöösambal. Ja nüüd ma reklaamiksin meie väga olulist algatust tegevusraamistikus, on kampaania Tee õiglaste vedude suunas. See käivitatakse ametlikult üsna varsti. Oluline on tutvuda praegu selle logo ja nimega. Te kindlasti hakkate nägema sotsiaalmeediakanalites seda väga sageli. Sotsiaalpartnerid on samuti kaasatud sellesse kampaaniasse. Selle kampaania eesmärgiks on edendada ja teavitada kogukonda uutest reeglitest, mis käsitlevad veondussektorit, ja siin on 4 olulist kampaania teemat: autojuhtide lähetamine, sõidu- ja puhkeaeg, täitmise tagamine ja sõidumeerikuid käsitlev temaatika. Need on olulised 4 teemat, mille kohta saavad olema ka selgitavad videod tõlgituna kõikidesse keeltesse. Me kutsume teid üles niipea, kui need on kättesaadavad, neid vaatama ja tutvuma nendega. Kampaania lansseeritakse üsna varsti 12. oktoobril ja põhikampaania kestab umbes 4 nädalat. Kampaaniaga käivad kaasas olulised tegevused. Kõigepealt peavad kampaaniad jõudma liikmesriikidesse. Toimuvad olulised reklaamituuri elemendid. Hetkel on 5 liikmesriiki kaasatud. Teabessessiooni teevad Rumeenias 12. oktoobril. Seejärel on sündmused Lätis ja Leedus ja Poolas ja Saksamaal. Aga on olemas ka abimaterjali, mida me välja töötame. Need on leitavad meie koduleheküljel. Teabelehed, mis keskenduvad teemale kõikides Euroopa Liidu liikmesriikide keeles, aga ka Türgi, Vene, Makedoonia ja veel mõnes keeles saavad need olema. Me käsitleme siis nendes keeltes, kus põhiline osa autojuhte tuleb. Ja meie tegevuse teine aspekt on koostöö. Tööjõuametil on väga oluline eesmärk toetada ja aidata kaasa halduskoostööle. Ja see, mida me täna siin teeme, ongi osa sellest tööst. Me aitame komisjoni eeskirjade selgitamistöös, toome välja olulised detailid IMI maanteesüsteemi
uutest moodulitest on 9. detsembril olnud infosessioon. Me oleme korraldanud teabessessioone ka selle kohta, kuidas kasutada neid uusi mooduleid ja YouTube'is on need videod kõik kättesaadavad. Ja need on tõlgitud enamus Euroopa Liidu keeltesse, nii et heitke palun pilk YouTube'i kanalile. Me oleme korraldanud ka muid koolitusüritusi sõidukijuhtide lähetamise ja vastava lähetusdeklaratsiooni portaali kohta. Oluline on jõuda kõige laiema auditooriumini ja selles aitavad kaasa ka liikmesriikide vastavad pädevad asutused ja ka sotsiaalpartnerid. Ja loomulikult me kutsume üles keskenduma temaatilisele fookusele, heale tavale ja see on mõeldud liikmesriikide vahelise koostöö edendamiseks eeskirjade elluviimisel. Ja asjaomane teave on ka meie koduleheküljel. Lühidalt kokkuvõttes ma lihtsalt tahtsin anda teile konteksti, miks me oleme täna siia kokku tulnud. Euroopa Tööturuamet aitab komisjoni. Töötatakse ju välja asjaomast seadusandlust. Oluline on teada, kuidas eeskirju tõlgendada. Ja nüüd ma annaksingi sõna kolleegile Eva Plaszynskale Euroopa Komisjonist. Ma loodan, et tal on ühendus olemas meiega. Suur tänu, Eva, sõna on teil. Loodetavasti te kuulete ja näete mind, kahjuks mu ühendus vahepeal katkes. Suur tänu, mul on võimalus siin teiega rääkida ja panna paika see kontekst, mis on seotud mobiilsuspaketiga 1. Nagu te teate, mobiilsuspakett on juba 2 aastat olnud vastu võetud ja seda järk-järgult viiakse ellu. Siin on oluline töö- ja puhkeaja reeglistik ja seda hakati realiseerima praktiliselt kohe peale paketi vastuvõtmist. Ja teised paketid, nagu lähetusreeglid, juurdepääs turule, juurdepääs kutsealale, järk-järgulisele elluviimisele. Nüüdseks on see täiesti rakendatav. Kogu paketi edu seisneb aga õiges rakendamises. Me tahaksime teha kõik selleks, et oleks võimalik esimese mobiilsuspaketi eeskirju õieti ellu viia. Oluline on, et kõik osapooled, kellele need eeskirjad kehtivad, oskaks seda õieti ellu viia ja samuti vastavad ametkinnad, kes tegelevad jõustamisega, peaksid olema sellest teadlikud ja samuti viiakse läbi kontrolle üle kogu Euroopa Liidu. Te olete juba Federicolt kuulnud, et tehakse väga palju selleks, et aidata liikmesriikide ametivõimu, aga kogu sektorit paketi ellu viia. Seda tööd tehakse koos Euroopa Komisjoniga, Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadiga. Kogu aeg on pakutud abi, on olnud väga palju küsimusi, analüüse, vastuseid, suuniseid, mitte ainult jõustamise kohta, vaid need on olnud ka sõidukijuhtide ja autoveoettevõtjate jaoks, et oleks selge, kuidas tagada nende eeskirjade täitmine ja kuidas neid eeskirju ellu viima. Me eelistame koolitussessioone, harimist kolleegidega küsimuste käsitlemist, teha seda koostöös Tööjõuametiga. Tegevus on loomulikult adresseeritud liikmesriikide
ametkondadele, aga kaasa peavad kindlasti olema haaratud ka kõik asjaomased kogukonnad. Oluline on mõista, kuidas eeskirjadest kinni pidada, kuidas neid ellu viia ja kuidas toimuvad kontrollid. Rääkides lähetuse eeskirjadest, siin on juba 2 küsimuste-vastuste sessiooni. Üks on mõeldud liikmesriikidele ettevalmistuseks vastavate meetmete väljatöötamiseks. 2. veebruar oli ülevõtmise tähtaeg, aga ikkagi on veel liikmesriike, kes siin jäävad maha. See on väga kahetsusväärne olukord, sest see takistab üle kogu Euroopa nende eeskirjade elluviimist. Meil on 2 küsimuste vastuste vooru. Me oleme selgitanud liikmesriikidele, kuidas õieti üle võtta neid reegleid ja teisel puhul me rääkisime sellest, kuidas neid rakendada kogu sektorit. Ja on 3. eeskirjade rakendus. Me räägime, kuidas reisijate veos lähetuse eeskirju ellu viia. Siin on teatud spetsiifika. Kõik ei ole väga ühtemoodi kaubavedudes ja reisijate vedudes. Siin on jälle küsimuste ja vastuste voor olemas. Ja need küsimused vastused on konkreetsed stsenaariumide kesksed, et paremini illustreerida olukorda. Me oleme lähtunud tegelikest stsenaariumidest, tegelikult elus aset leidnud olukordadest. Ja me oleme saanud siin väga palju au rahvusvahelisest maanteetranspordi liidist ja ERO-st. Oluline on teada, mis tegelikus elus toimub. Esimene küsimuste kogumik kirjeldab neist stsenaariume, aga loomulikult reaalsus on palju keerulisem, aga lihtsalt alguses peab olema meil mingisugune baas paigas ja alles siis me saame minna keerulisemate olukordade juurde ja selgitada, kuidas eeskirju ellu viia. Minu kolleeg Katarzyna tutvustab teile lähetusreeglite üldkonteksti, räägib mõningatest stsenaariumidest. Need ei ole kõiki ammendavad stsenaariumid. Just eile võeti vastu terve rida otsuseid kabinetist. Kokku on olemas 21 stsenaariumi. Siin on väga palju, mida te peate veel vaatama ja millega tutvuma peale õpituba. Seda, kui need avaldatakse, hakkame me aktiivselt tegutsema. Need saavad olema ka veebileheküljel nädala lõpuks alguses inglise keeles ja hiljem tõlgituna ka teistesse keeltesse. Ja meil on olnud ka busside uuring, see on ka osa meie paketist. Me oleme tahtnud tulla spetsiifikaga, mis reisijate veovaldkonnas on ja kindlasti siin on vaja puhke- ja tööaja paindlikumat reeglistikku. Meil on esmased tulemused olemas ja uuringu tulemustest saab komisjon teada ja edasi teavitatakse sellest ka teisi. Mingid saladusi siin ei ole ja ma annan sõna järgi nüüd siis Katarzyna, et tema räägiks juba asjast. Kõigepealt tutvustan ma ühiseid reegleid, mis kohalduvad nii kaubavedudele kui ka reisijate vedudele. Seejärel aga keskendun reisijate veole kui meie õpitoa peateemale. Palun järgmine slaid. Eva juba mainis, et lähetuseeskirjad sõidukijuhtidele ja autoveoettevõtjatele võeti vastu liikuvuspaketi raames ja on kirjas direktiivis 2020/1057. Need võeti vastu 2020. aasta juunis ja jõustusid 2. veebruaril käesoleval aastal. See direktiiv on sageli tuntud kui Lex Specialis
ehk siis erinormi üldnormi suhtes ülimuslikkuse põhimõte. Sest kehtestab konkreetsed eeskirjad bussijuhtidele direktiivides 1997/71 ja 2014/67. Lex Specialise põhimõtte eesmärk on tagada sõidukijuhtidele piisavad töötingimused ja sotsiaalne kaitse ühelt poolt ning õiglased konkurentsitingimused autoveoettevõtjatele teiselt poolt. Väga tähtis on alati meeles pidada, kui olulised need eesmärgid on. Lex Specialise põhimõtte kohaselt on lähetatud sõidukijuhtidel õigus õiglasele töötasule vastuvõtvas riigis, kuhu nad on lähetatud. Direktiiv kehtestab ka haldusnõuete ütlustatud raamistiku. Tegemist on lõpliku nimekirjaga dokumentidest, mida võib teedel korraldatavate või veoettevõtja tööruumides tehtavate kontrollide käigus või siseturu infosüsteemi IMI kaudu kontrollida. Tegemist on lähetuseeskirjade kõige olulisema aspektiga, mis on avaliku liidese kaudu ühendatud siseturu infosüsteemiga ja kannab nimetust Euroopa Liidu maanteevedude lähetusdeklaratsioonide portaal RTPD. Järgmine slaid. Millised siis on need haldusnõuded? Mida saavad inspektorid teedel toimuva kontrolli käigus kontrollida? Kõigepealt tuleb autoveoettevõtjal esitada lähetusdeklaratsioon. Direktiivis on ära toodud lõplik loetelu sellest teabest, mis lähetusdeklaratsioonis kirjas peab olema. Siia kuuluvad näiteks sõidukijuhi isik, autoveoettevõtja isik, lähetuse kavandatav algus ja lõpp ja juhiloa number. Lähetusdeklaratsioon tuleb esitada kõige hiljemalt lähetuse alguses. Sõidukijuhil peab olema lähetusdeklaratsiooni koopia, kas siis paberil või elektroonilisel kujul. Veo toimumise kinnitus reisijate veo puhul, seega siis sõiduleht juhuveoks või luba liinivedudeks. Samuti sõidumeeriku salvestised, kus on näha riigi sümbol. Need on dokumendid, mida kontrollivad inspektorid, mida nad võivad küsida juhilt ja nad võivad muidugi ka trahvida, kui lähetusdeklaratsioon on kehtetu või aegunud. Milliseid dokumente võib siis nõuda siseturu infosüsteemi või lähetusdeklaratsioonide portaali RTPD kaudu peale lähetust? Vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused võivad otse lähetusdeklaratsioonide portaali kaudu küsida selliseid dokumente, nagu näiteks palgatõendid, töötasu maksmise kinnitus või töölepingud. Kui autoettevõtja nõutavaid dokumente 8 nädala jooksul ei esita, seega siis 8 nädala jooksul. Ja seejärel võivad vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused paluda abi päritolu liikmesriigilt, autoveoettevõtjalt dokumentide kättesaamiseks. Läheme järgmise slaidi juurde. Milline on lähetuseeskirjade Lex Specialise põhimõtte kasutatav mudel?
määruses 1071/2009 määratletud asukoha liikmesriik eristab vedusid, millele kehtivad lähetuseeskirjad ja vedusid, millele need ei kehti. Põhiline kriteerium nende eristamiseks on, mil määral on veod seotud vastuvõtva liikmesriigi territooriumiga. Lex specialise põhimõte määratleb ka ära, millistele vedudele lähetuseeskirjad kehtivad ja millised on nendest vabastatud. Lähetuseeskirjade alla ei käi kahepoolsed veod ja piiratud täiendavad mitte kahepoolsed toimingud kahepoolsete vedude ja transiidi kontekstis. Lähetuseeskirjade alla kuuluvad mitte kahepoolsed veod, mis ületavad lubatud täienduse ja mis ei ole erandid täiendavatest mitte kahepoolsetest toimingutest ja kabotaaživeod. Palun järgmine slaid. Seda ma nüüd uuesti ei käsitle, sest minu kolleeg Eeva tutvustas seda juba väga hästi. Palun järgmine slaid. No nii. Nüüd keskendume reisijate veole ja vaatame nii liini kui juhuvedusid. Lex specialise põhimõte toetub määruses 1073/2009 toodud definitsioonidele. Nagu näiteks liiniveod, juhuveod, kabotaaživeod. Järgmisel slaidil on toodud juhuvedude erijuhtum, kohalikud ekskursioonid. Need on ekskursioonid, mis on mõeldud mitteresidentidest sõitjatele, keda sama vedaja on varem vedanud ühe esimeses lõigus osutatud rahvusvahelise veoteenuse raames ja nende veoteenuste osutamiseks kasutatakse sama sõidukit või sama vedaja või vedajate kontserni mõnda teist sõidukit. Lähme järgmise slaidi juurde. Reisijate liiniveo osas on meie juhises kasutusel niinimetatud peatustega seotud lähenemine, mille alusel otsustada, kas tegemist on kahepoolse toiminguga või mitte. Aga kuidas seda siis teha? Kriteeriumiks on, kas reisijaid võib peale võtta ja väljuda lasta. Ja mitte see, kas tegelikult ka reisijaid võeti antud peatusest peale ja lasti väljuda. Miks selline lähenemine? Seda prognoositavuse ja õiguskindluse pärast. Sest see on ainus võimalus, kuidas autoveoettevõtja ja sõidukijuht teavad eelnevalt, kas lähetusdeklaratsioon tuleb esitada või mitte. Ja juht teab, kas teda lähetatakse või mitte. Vaatame järgmist slaidi. Ja nüüd ma tahaksin tutvustada niisuguseid juhtumeid ja stsenaariume, mis on või ei ole erandid lähetuseeskirjade suhtes. Lex specialise põhimõtte kohaselt on kahepoolne toiming olukord,
kus sõidukijuht võtab reisijad peale asukoha liikmesriigis, seal, kus autoettevõtja on asutatud, ja laseb väljuda muus liikmesriigis või kolmandas riigis. Või sõidukijuht võtab reisijad peale vastuvõtvas liikmesriigis või kolmandas riigis ja laseb välja asukoha liikmesriigis. See kehtib ka juhuvedudele, kus juht võtab reisijad peale ja laseb neil väljuda asukoha liikmesriigis, et teha kohalikke ekskursioone teises liikmesriigis. Need olukorrad on ära toodud direktiivi 2020 /1057 artikli 1 lõikes 4. Tegemist on sõidukijuhtide lähetamise direktiiviga ja vaatame järgmist slaidi. Siin on näha kahepoolsetest vedudest toodud näited, mis käivad nii liini kui juhuvedude kohta. Teise stsenaariumi puhul on näha, et sõidukijuht alustab sõitu Belgiast ja laseb reisijail väljuda kahes erinevas riigis, sest Lex Specialise põhimõte võimaldab mitut kahepoolset toimingut ühe reisi ajal. Vaatame järgmist slaidi. Ei. Palun eelmist slaidi. Eelmist. Ja, just seda. Siin on näha näited kahepoolsete vedude kohta, mis kehtivad ainult juhuvedudele. Tegemist on niinimetatud suletud uste juhtumiga, kus juht alustab asukoha liikmesriigist, teeb kohalikke ekskursioone ja laseb reisijad väljuda asukoha liikmesriigis. Rühmad on eelnevalt kokku pandud, reisijad on ühed ja samad ja võrreldes eelmiste kahepoolsete vedude näidetega on siin mitu kahepoolset toimingut niinimetatud suletud uste põhimõttel. Ei ole mingit põhjust, miks need tuurid ei võiks olla erandiks. Olukord on praktiliselt analoogne varem toodud kahepoolsete vedude näidetega. Ja nüüd järgmine slaid. Siin on meil olukord, kus ainult üks täiendav, mitte kahepoolne toiming on lubatud. Ja see on erand lähetuseeskirjadest. See on olukord, kus sõidukijuht lisaks kahepoolsetele vedudele võtab reisijad üks kord peale ja laseb üks kord väljuda vastuvõtvas riigis, kus ta läbi sõidab. Erinevalt kaubavedudest on reisijate veol ainult 1+1 olukord. See tähendab, et nii väljuval kui saabuval reisil on võimalik ainult üks
mitte kahepoolne toiming täiendavalt kui erand lähetuseeskirjadest. Juhul kui väljuval suunal kahepoolseid toiminguid ei olnud. Seega ei ole võimalik saada 2 erandit mitte kahepoolseteks toiminguteks, nagu saab kaubavedudel. Loomulikult on erand võimalik vaid sel tingimusel, kui juht ei tee vedusid sama riigi 2 koha vahel. Ja läheme järgmise slaidi juurde. Hästi, siin on transiit. Väga lihtne juhtum. Transiidi puhul lähetuseeskirjad ei kehti. Juht sõidab läbi ühest või mitmest riigist. Reisijaid peale võtmata või välja laskmata. Transiiti ei mõjuta hügieenipeatuste tegemine või sõidukijuhtide peatused kui ka reisijate jaoks. Samuti tankumine. Ja järgmisel slaidil on kujutatud olukord kahepoolsetest vedudest, millele kohalduvad lähetuseeskirjad. Selles olukorras kohalikud ekskursioonid viiakse läbi vastavates riigis ilma reisijad peale võtmata või maha panemata asukoha liikmesriigis. Näiteks reisijad lendavad Hispaanias või mõnda teise riiki ja need kohalikud ekskursioonid viiakse läbi vastavates riigis. See on hoopis teine olukord võrreldes olukorraga, kui autojuht alustab reisi oma asukohariigist, sest selle näite puhul on tegemist selgelt olukorraga, et veoettevõtja konkureerib kohalike ettevõtjatega, et pakkuda kohalikul tasandil teenuseid ja seetõttu on põhjendatud, et nendes olukordades ei tehta erandit lähetuseeskirjadest. Ja järgmine slaid. Kujutab tüüpilist kabotaažvedu, kui sõitjate pealevõtmine ja mahapanemine toimub samas liikmesriigis regulaarse rahvusvahelise veoteenuse osutamise käigus. Ja see olukord on võrreldav kaubavedudega. Ja nii palju siis minul, suur tänu tähelepanu eest. Occasional services of carriage of passengers under regulation 561/2006. The next scenario, please. Some words about the regulation itself. It sets down rules on maximum daily and weekly driving times, minimum breaks, and daily and weekly rest periods. And its objectives are to harmonize the condition of competition between modes of inland transport, especially within the road sector, and to improve working conditions and road safety. This regulation applies almost equally to 2 distinctly different types of transport services, to transport of goods and transport of passengers.
and the appropriateness of one-fit-all rules has been challenged by the sector for many years for the specificities and the needs of this specific sector. And this issue gained political importance in the context of negotiations for the revision of this regulation under Mobility Package 1. There was a willingness, however, to finalize the package. Therefore, the regulation, revised regulation, did not address the particular issue related to passenger transport by bus and coach. However, as a compromise, Article 8, paragraph 10, was introduced, and this article requires the Commission to evaluate and report on whether more appropriate rules for drivers engaged in occasional services of carriage of passengers can be adopted. Next slide, please. Okay, what are these specificities of occasional passenger transport? In fact, it differs in many ways from the freight transport, even from regular passenger transport. It is occasional passenger transport is in large part comprised of services such as tourism, which are highly seasonal. There are peaks of activities during winter or summer seasons, and more quiet periods for this sector. There are mostly short drives interrupted by frequent breaks. Drivers rarely drive 8 consecutive hours, usually sleep in hotels, and seldom drive at night, but in hotels. And there are also more often tailored itineraries, which are highly variable in terms of the length of time and amount of driving. And it is mostly customer approach, and it depends on somehow ad hoc requests by passengers for breaks or rest or some changes in itineraries. Another point, next slide please, is the difference the difference within kui me räägime reisijate juhiveost, siis tuleb eristada siseriiklikke rahvusvahelisi vedusid. 12 päeva reegel kohaldub ainult rahvusvaheliste reisijate juhivedudele. Vastavalt selle reeglile juht võib edasi lükata nädalase puhkeaja kuni 12 järjestikuse 24-tunniseks ajavahemikuks. Näiteks, kui reisipikkus on 100 kuni 160 kilomeetrit, näiteks Belgiast Hollandisse, ja sellele kehtib see 12 päeva reegel, kuid sarnane reis ainult Saksamaa siseselt ühe riigi piirides ei kuulu selle reegli alla. Loomulikult see saab ebasoodsamasse olukorda siseriiklikud veod. Of the occasional operations. Kui me räägime juhivedudest. Järgmine slaid, palun. Me oleme
käivitanud mõjuhinnangu, kuna meil lasub õiguslik kohustus hinnata, kas reisijate juhiveole võib vastu võtta spetsiifilised eeskirjad. Me tellisime mõjuhinnangu välislepingupartnerilt ja selle mõjuhinnangu raames toimusid ka konsultatsioonid, toimusid avalikud konsultatsioonid veebruaris-jaanuaris 2021. aastal. Ja selle raames me saime 87 tagasisidet avaliku sektori asutustelt, tööstuse esindajatelt, ametiühingutelt, autojuhtidelt, töölepinguga töötavatelt FIE-delt ja ka kodanikelt. Ja novembris 2021 kuni veebruari 2022 toimus veel üks avalik konsultatsioon, mille raames saadi 170 vastust ja meie välislepingupartner viis läbi ka sihtkonsultatsioonid ja intervjuud sihtgruppidega, kes andsid oma vastused ja keskenduti siis maanteevedude ühendustele, bussiettevõtjatele, ametiühingutele, üksikute autojuhtidele ja riigiasutustele. Viidi läbi ka juhtumiuuringud meie välislepingu partneri poolt, mis keskendusid keskmise suurusega ja suurtele ettevõtjatele erinevatest liikmesriikidest, et saada ülevaade, millist ärimudelit nad kasutavad ja milline on nende tegelik olukord turul. Ja selle mõjuhinnangu raames tuvastati põhilised probleemid ja nende mõju. Nagu te näete sellel joonisel, kui me räägime reisijate juhuveost bussidega ja kehtivatest eeskirjadest vaheaegade ja puhkeaegade vahel, siis need ei ole vastavuses. Ja samuti on erinevus ka siseriiklike rahvusvaheliste teenuste vahel ja ettevõtjate vahel. Ja ettevõtjatel olid raskused kvaliteetsete teenuste korraldamisel. Ja nad pidid arvestama ka vaheaegade ja puhkeperioodide eeskirjadega, mis sageli ei vastanud juhuvedude spetsiifikale. Ja omakorda mõjutas ka sõidukijuhtide töötingimusi. Juhtide sool esines suurt stressi ja väsimuse taset. Satisfy their passengers also then, sest nad ei suutnud tagada reisijate rahulolu ja seetõttu autojuhi amet oli vähem atraktiivne ja see mõjutas negatiivselt ka liiklusohutust. Nii ettevõtjad kui ka sõidukijuhid juhtisid tähelepanu konsultatsioonide raames, et neil on raskusi eeskirjadest kinnipidamisega. Sest ühelt poolt nad peavad rahuldama reisijate vajadusi ja ei suuda alati eeskirju täita, aga kui nad täidavad eeskirju, siis ei ole reisijad, nende kliendid rahul osutatud teenustega.
nõudlus väheneb ja seetõttu vähenevad ka investeeringud sellesse valdkonda. Need olid need erinevad probleemid ja tagajärjed, mis vajavad lahendamist. Ja millised olid meie algatuse eesmärgid? Uute eeskirjade suhtes, mis sobiksid sellele tegevusvaldkonda. Meil olid üldised eesmärgid tagada ohutu, tõhus, kvaliteetne juhuvedu bussidega, parandada sõidukijuhtide töö ja sõidutingimusi, sealhulgas ka vähendada nende stressi ja väsimustaset bussidega juhuveo teostamisel. Ja konkreetsed eesmärgid oli tagada vaheaegade puhkeaja paindlikum jaotus, sealhulgas 12 päeva reegel ja edendada rahvusvaheliste siseriiklike bussivedude võrdset kohtlemist, et tagada õiglane konkurents ja suurendada bussiettevõtjate konkurentsivõimet ja selle mõjuhinnangu raames tuvastati, et eriti keskmise ja väikesuurusega ettevõtjad on raskemas olukorras ja olukord paraneks, kui juhivedude jaoks hakkaksid kehtima adekvaatsemad eeskirjad. Ma tahaksin lühidalt tutvustada erinevad poliitikameetmeid, mis on praegu arutlusel. Need ei ole mingid salastatud meetmed. Neid tutvustati juba mõjuhinnangu käivitumisel, kui toimusid avalikud konsultatsioonid. Neid tutvustati ka intervjuude käigus sihtrühmadega. Võib-olla mõningaid meetmeid on kohandatud, kompenseerivad meetmed lisatud, kuid üldiselt neid tutvustati juba mõjuhinnangu alguses. Me oleme nad rühmitanud 3 rühma: vaheajad, igapäevased puhkeajad ja iganädalased puhkeajad. Kui me räägime vaheaegadest, siis kaalutletakse poliitikameedet, mis võimaldab paindlikku jaotust ehk võimalust jaotada mitte ainult 30 ja 15 minutiks, vaid ka iga 15 minuti järel. Teine võimalus, täielikult paindlik jaotus, võimalus pidada niisuguseid lühipause, 5-minutilisi minipause. Täitus reeglit, et vähemalt 45-minutilise sõidu järel, 4,5-tunnise sõidu ajal peab olema 45-minutine puhkepaus. Ja kui me räägime igapäevastest puhkeaegadest, siis igapäevaste puhkeaja alguse edasilükkamine tingimusel, et reis kestab rohkem kui 8 päeva ja päeva ja igapäevane sõidu kokku on vähem kui X tundi, võib edasi lükata 1 tunni võrra, kui igapäevane sõiduaeg ei ole rohkem kui 5 tundi või edasilükkamine 2 tunni võrra tingimusel, et
sõidukijuht ei sõida rohkem kui 5 tundi ja võimalus lubada see ka 2 korda sama reisi jooksul. Järgmine slaid. Ja see on see 12 päeva reegel, mida kaalutakse näiteks, et viia vastavusse siseriiklikud ja rahvusvahelised teenused, et neile kehtiksid samad tingimused ja kõrvaldatakse ka ühe teenuse tingimuse, kui kasutatakse 12 päeva reegleid. Näiteks sõidukijuht võib sõita ühe turismirühma 6 päeva ja siis teise turismirühma veel 6 päeva. Ja siiski kehtib talle see 12 päeva reegel. Ja teine meede on, mida kaalutakse, lisakompenseeriv puhkeaeg pärast 12 päeva reeglid. Kõigepealt vajab sõidukijuht oma regulaarset iganädalast puhkeaega, enne kui ta läheb reisi. Ja siis saab selle kompenseeriva puhkeaja. Ja sellega kaalutakse ka selle täiendava kompenseeriva puhkeaja tühistamist. Teine võimalik meede on paindlik iganädalase puhkeaja jaotus 10-nädalase referentsperioodi peale. See on küll põhiliselt siseriikliku teenuse puhul. See ei ole küll päris 100% vastavuses rahvusvaheliste vedude puhul kehtivaga, kuid see lihtsustab siseriiklikel veoettevõtjatel toime tulla tipphooaegade koormusega ja korraldada selliseid päevareise. Ja annab sõidukijuhtidele võimalusele pikemaks iganädalaseks puhkeajaks, mida veeta perekonnaga. Kui reis kestab rohkem kui 6 päeva, siis peab sõidukijuht oma puhkeaja võib-olla teel veetma. Aga nüüd 12 päeva reegel pakub suuremat paindlikkust. Ja see 10 nädala reegel annab sõidukijuhtidele võimaluse veeta rohkem aega oma perekonna ringis, kui nad ootavad pikema iganädalase puhkuse. Ja see võib-olla aitab lahendada ka sõidukijuhtide nappuse probleemi. Sellisel juhul ei pea vedajad teist juhti palkama ja eriti väikeettevõtjatel on võimalus laiendada oma teenuste komplekti pikemate reisidega. Sest kui on tegemist reisidega, kui ei ole võimalik teist juhti samal reisile palgata, siis ilmselt peab väikeettevõtja loobuma selliste reiside korraldamisest, need muutuvad väga kulukaks. Samas kliendid ei ole valmis isegi lisapäeva eest maksma, sest teise juhi kaasamine suurendab ka reisi maksumust. Ja seda kliendid tavaliselt ei aktsepteeri.
Ja ma tahaksin ka lisada, et hetkel meil on arutlusel 3 poliitikameedet, ja me oleme nad rühmitanud vaheaegade, puhkeaegadega. Praegu on veel liiga vara öelda, milline nendest saab olema eelistatud variant, sest hindamine jätkub. Kuid ma tahaksin rõhutada 2 aspekti nende kaalutletavate poliitikameetmete kohta. Esiteks, et nende üle veel arutelu jätkub ja on selge, et mitte kõik meetmed ei võeta vastu, sest nad võivad olla vastuolulised. On vaja leida tasakaal töötingimuste ja ärihuvide vahel ja seda kõikide nende kaalutletavate meetmete osas. Ja oluline on rõhutada, et kõik need poliitikameetmed ei arvesta muudatustega maksimaalselt sõiduajas või vaheaegade miinimumaega või puhkeaegade miinimumaega. Nad ainult rõhutavad paindlikkust puhkeaegade jaotuse kohta. Või iga ööpäevase puhkeaja alguse kohta. See on ainult paindlikkuse rõhutamine. Reeglid ei muutu. Millised on meie järgmised sammud? Meie soov on esitada mõjuhinnang vastavale analüüsi nõukogule novembris ja detsembris toimub selle nõukogu koosolek. Ja kui kõik läheb hästi, avaneb meil võimalus teha ettepanek määruse 561 muutmiseks järgmise aasta alguses. See on kõik minu poolt. Suur tänu tähelepanu eest. No tere pärastlõunat. Mul on hea meel. Mina olen Stemos Lynch ja töötan sellises meeskonnas, mis tegeleb kooskõlastatud ja ühiskontrollidega ja see käib jõustamissamba alla. Paari sõnaga räägiks seda, mida me sel aastal oleme teinud, aga sissejuhatuseks räägiksin, mis mandaat meil on ja mida meie saame liikmesriikidele pakkuda ja liikmesriikide jõustamisametkondadele pakkuda just nimelt nende kooskõlastatud ühiskontrollide osas. Vaatame järgmist slaidi. Nagu te näete, Tööjõuametil on konkreetne mandaat rahvusvahelises maanteetranspordi valdkonnas. Siin on töö- ja puhkeaja reeglite juurdepääs kutsealale ja sõidukijuhtide lähetamine. Liikuvuspakett, mis äsja on vastu võetud, teeb ka muudatused konkreetsetesse õigusaktidesse ja liikmesriigid praegu valmistavad seda ette, viivad ellu. Oluline on proaktiivne roll, et piiriüleselt need reeglid saaksid koos partneritega ja pädevate asutustega ellu viidud. Lex Specialis toob konkreetselt ära ELA abistaja rolli
selleks, et oleks võimalik kooskõlastatud kontrolle läbi viia ja samuti viia läbi koolitust. Liigume järgmise slaidi juurde. Väga palju on Euroopa Liidus tegelikult töö liikumisega probleeme, vajadus kooskõlastatud ja ühiskontrollide järele tõuseb. Töötajate lähetamist on kuritarvitatud, siin on fiktiivseid FIE-seid, petturlikke varifirmasid, fiktiivseid ajutisi töötajaid vahendavaid büroosid. Tõhusad piiriülesed kontrollid võivad aidata pädevatele asutustele neid probleeme lahendada ja nii saab tõhusalt ebasoodsaid olukordi ära hoida ja kasutada erinevate partnerite ressursse otstarbekalt. Vaatame järgmist slaidi. Meie alusmäärtustes on ära toodud, et Euroopa Tööamet toetab liikmesriike teatud tegevustes, annab abi ja tuge ettevalmistamisel, koordineerimistel ja jätkutegevustel. No näiteks edendab kommunikatsiooni ja teabevahetust, korraldada mitmesuguseid kohtumisi, annab rahalist toetust, aitab majutuse ja lähetuskuludega. Piiriüleste ühiskontrollide puhul me võime ka muud pakkuda, see on näiteks kirjalik tõlge konkreetsete dokumentide puhul ja ka õigusabi saame anda. Järgmine slaid. Ja kui me nüüd liigume edasi ja vaatame siis sõidukite ja busside nädalad, siis veebruaris 2022 oli esimene selline nädal. See tehti koostöös Roadpoliga. Siin olid piiriülesed kooskõlastatud kontrollid, mis kaasasid mitme liikmesriigi pädevaid asutusi ja politseijõude. Me kaasasime tööinspektsioone, tolle, sotsiaalkindlustusasutusi ja muid. Veebruaris selle nädala jooksul me kooskõlastasime ka vaatlejate kohalolu Küproselt, Kreekast, Itaaliast, Leedust, Maltalt, Hispaaniast ja Slovakkiast. Belgia, Saksa, Horvaatia võimud aitasid meid kontrollide läbiviimisel. Ja järgmisel slaidil on näha teine aktsioonide nädal juunis 2022 ja meil oli rohkem osalejaid ja ma ütlen järgmisel slaidil neid liikmesriike. Te näete arve ja statistikat, mis peegeldavad kogu nädalat ja me näeme, kui ulatuslik oli liikmesriikide ametkondade osavõtt. Rohkem kui 226 kontrollivad ametnikke oli kaasatud, 69 vaatajat 34 ametkonnast, aga ka Euroopa Tööjõuamet ja terve hulk tõlke oli kaasatud. Ja kui me vaatame järgmist slaidi, siis siin on nüüd võrdlus veebruari ja juuni vahel. Punasega on veebruari arvud ja juuni arvud on sinisega. Veebruaris oli 4 liikmesriiki vaatlejatega ja juba 7, nii et kokku siis 11 osales sellel nädalal. Juunis osalejaid oli 11, kasvanud 17. Prantsusmaal oli kõige rohkem neid kontrolle ja 4 võõrustajariiki saatsid teistmisse liikmesriikidega oma vaatlejad. Ehk siis
kokku oli juunis vaatlejatega 17 osalejat. Ja vaatame nüüd seda slaidi. Siin me näeme siis seda viimast aktsioonide nädalat, mis leiab aset järgmisel nädalal. Algab 10. oktoobril. Siin on vaatlejaid võõrustamas Bulgaaria, Belgia, Taani, Soome, Prantsusmaa, Rumeenia ja Slovakkia. Vaatlejad hõlmavad ka võõrustajariike, nii et lisaks 7 võõrustajale on 5 riigist ka vaatlejad, nii et kokku on siis 15 osalevat liikmesriiki. Oktoober on tihe töökuu. Eile oli Belgias kontroll. Eestist ja Leedust olid vaatlejad kohal. 25. 26. saab olema Horvaatia ja vaatlejad on Lätist, Slovakkiast, Belgiast ja Sloveeniast. Me loodame novembris uuesti kokku tulla ja tulevaks aastaks plaanid paika panna ja juba otsustada konkreetsete sammude üle aastaks 2023 ja vaatame järgmist slaidi. Me ainult ei tegele nende konkreetsete aktsioonide nädalatega, millest ma rääkisin, aga meil on ka teisi tegevusi, koos Euroopa Tööamet on aktiivne kogu aasta. Näete, märtsi lõpus, aprilli alguses olid 2 riigi ühiskontrollid Hollandis ja Belgias, juunis Belgia, Bulgaaria puhul ja siis oli veel juunis eraldi Zeeburgis Belgia ja Bulgaaria ühised maanteekontrollid. Madalmaade ja Bulgaaria ühiskontrolli eesmärk oli kontrollida kahtlaste postkastifirmade või varifirmade tegutsemist. Sihikule võetud konkreetne ettevõte, mis hõlmas Belgiat ja Bulgaariat, oli väga kõrge profiiliga juhtum juunis, võib-olla lugesid isegi ajakirjandusest. Tegelikult töö algas juba 2017, peaaegu 5 aastat tagasi. Ja föderaalpolitsei ja juhtiv uurija Belgiast püüdsid mitmel korral saada vastavat teavet Bulgaaria rühmitusest. Rahvusvahelised uurimisprojektid käivitatud, nõudekirjad vahendatud, aga õnneliku lõpuni ei suudetud varem ikkagi jõuda, vaid alles nüüd. Belgia ja Bulgaaria kontaktametnike ühistöö tulemusena oli võimalik Bulgaarias nüüd juhtum lõpuni viia. Belgia osapool saab nüüd jätkata uurimistööga ja olles kogunud vajalikku info, saab juba sõidukijuhtide õigustega edasi tegeleda. Ja 6. juunil oli Zeeburgis siis Belgias ühine teekontroll, Belgia ja Bulgaaria ühine ettevõtmine, aga fookus selle kontrolli puhul oli uued eeskirjad, mis liikuvuspaketiga on jõustunud. Ehk siis sõidukijuhid ei tohi nädalast puhkust läbi viia sõiduki kabiinist ja nad peavad oma asukoha liikmesriiki tagasi pöörduma vähemalt 8 nädalat peale sealt lahkumist. Ja olid hämmastavad arvud, mis selle kontrolli tulemusena selgusid. 153 kontrollitud sõidukist tuvastati 101
nädalase puhkuse rikkumist. Siis 66%, 2/3 sõidukijuhtidest veetsid oma regulaarse nädalase puhkuse kabiinis. Siis oli 22 juhtumit, kus ei pöördunud sõidukijuht asukohariiki tagasi. Peale 8 nädalast eemal viibimist sellest riigist. Jah, see pakett on olemas, aga meil on probleeme. Lähme järgmise slaidi juurde. No nii, ennem kui ma lõpetan, tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et meie räägime selles õpikojas reisijate veost ja mul ei olnud siin reisijate veokontrolli kohta eriti palju andmeid. Ja õige on öelda, et vähem ongi keskendutud reisijate veo eeskirjade jõustamise võrreldes kaubavedudega. Aga me oleme Sveniga Roodpoolis juba asja arutanud, et vaadata, kuidas muidu oleks võimalik edasi liikuda selle teemaga. Ja võib-olla me võtame Sveniga midagi varsti ette. Ma ei tea, kas Sven on siin, aga ma ei näe ekraani, aga tõenäoliselt ta on, nii et kui Sven soovib midagi lisada, siis palun. Aga ennem, kui ma lõpetan, kutsun ma teid üles avaldama oma seisukohti, arvamusi, häid kogemusi. Kuidas te reisijate veo eeskirju jõustate, andke teada. Kõigepealt tänan võimaluse eest sõna võtta ja Seamus tutvustas juba nendeid algatusi. Minu nimi on Sven Kiljan, ma olen Saksa politseinik, töötan praegu Roodpoolis. Ja paari sõnaga, mida see Roodpool tähendab? Me oleme Euroopa liikluspolitsei võrgustik ja meie eesmärk on ära hoida Euroopa teedel raskeid liiklusõnnetusi ja peaaegu kõik Euroopa liikmesriigid ja mitte ainult Euroopa Liidu riigid, ka teised Euroopa riigid osalevad. Me jagame omavahel paremaid tavasid, viime läbi ühisüritusi, arutame liiklusega seotud kõiki küsimusi, töötame erinevates töögruppidest ja üks töögrupp keskendub raskeveokitele ja bussidele, keskendub põhiliselt sõidumeerikutele ja nende manipuleerimisele, kuid seoses liikuvuspaketiga me oleme hakanud tegelema ka teiste küsimustega ja oleme esitanud ka oma kommentaarid juba Eevale, sest ta ütles, et ta on meid väga palju toetanud ja tõepoolest Euroopa Komisjon on palju osalenud meie tegevuste toetamisel juba liikuvuspaketis ja kui me räägime uutest sõidumeeringutest, siis me oleme koostanud ekspertide töörühma ja oleme esitanud küsimusi ja oodanud vastuseid mitte ainult lähetusküsimuste ja puhkeaja kohta. Loomulikult me ei saa siin rääkida liikmesriikide nimel, seda meile ei ole lubatud teha, aga me esineme üksikekspertidena ja saame jagada omapoolseid kogemusi, kui otsitakse parimaid lahendusi probleemidele. Me oleme aasta jooksul korraldanud erinevaid aktsioone, mitte ainult raskeveokitele ja bussidele, oleme kontrollinud alkoholidele, turvavööde kasutamist ja nii edasi. Ja käesoleva aasta alguses, nagu Seamus ütles, Euroopa Tööjõuamet, arutasime, kuidas teha koostööd nende konkreetsete bussi ja raskeveokite nädala jooksul. Ja mulle tundub, et see aktsioon oli esimesel aastal üsna edukas. Ma olen tundnud Seamustit juba 10 aastat, aga nüüd ta töötab Euroopa Tööjõuameti heaks. Ja seetõttu me peame nüüd välja selgitama, kuidas paremini koostööd korraldada käesoleval aastal ja tulevikus.
Me keskendusime nende aktsioonide nädalatele koos Euroopa Tööjõuametiga kaubavedudele ja mitte reisijate veole. Kuid nagu Seamus juba ütles, järgmisel aastal peaksime keskenduma ka reisijate vedudele ja vastates Gile ja ka teiste küsimustele. Alati ei ole lihtne, et ma lähen nüüd politseijaoskonnast ja peatan bussi, sest kunagi ei tea, kas ta peatub või mitte. See ei ole küll vabandus kolleegide nimel, kuid raskeveoki või bussi peatamine on kaks erinevat asja. Kui te toetate raskeveoki, siis seal on üks juht, aga kui te peatate bussis, seal võib olla 50 reisijat ja iialgi ei tea, kes sealt bussist välja tuleb. Juhuvedude puhul võib reisijad olema, kes lähevad mingi ekskursioonile või mingi lõbusale üritusele või jalgpallimatšile. Seega alati ootab teid üllatus, kui te peatate bussi ja te peate toime tulema ja ei ole alati lihtne peatada buss. Sest bussijuhtidele kehtivad ranged sõidu- ja puhkeaja tingimused ja seetõttu tuleb ette valmistada, kui me hakkame bussi peatama. Ja Saksamaal, minu liidumaal, on meil eraldi üksused busside kontrollimiseks ja me kontrollime väga palju reisijate vedusid ja meie politseinikud saavad erikoolituse selleks. See on nädalane koolitus, mille jooksul keskendutakse ainult reisijate veo spetsiifikale. Üks nädalas sõidumeerikule, üks nädal manipuleerimisele, üks nädal puhkeajale ja nii edasi. Seega ei piirduta ainult politseikolledži koolitusega, võetakse täiendavaid koolitusi. Ja meil on vaja aega, et me kolleegid ka läbiksid selle politseikoolituse. Kui oli koroona, me suutsime kõik need koolitused korraldada sel ajal ja ma loodan, et tulevikus me tuleme paremini toime ja meil on paremini välja koolitatud liikluspolitseinikud teedel, kes jälgivad eeskirjadest kinnipidamist. Me püüame neid motiveerida, neid liikluspolitseinikke rohkem peatama reisijate veoga tegelevaid busse järgmise aasta aktsiooninädalate jooksul. Ja selle sõnaga ma lõpetan tänapäevast. Tahan tänada kõiki neid, kes korraldasid selle arutelu, komisjoni, minu oma kolleegid Ivona ja teised ja ka lepingupartnerid, kes tagasid interneti teel tõlke. Ja lõpetuseks asjaolu kohta, et meil on kavandatud täiendavad koolitussessioonid, mitte konkreetselt reisijate vedude kohta, vaid maanteevedude kohta. Mis puudutab näiteks iganädalast puhkust väljaspool kabiini, reeglitest kinnipidamist ja nii edasi. Ja te saate vastava informatsiooni nende interneti koolituste kohta. Ja ka siseturu infosüsteemi IMI-Prove sessiooni kohta, kuidas tõsta seda IMI mooduli funktsionaalsust transpordi jaoks, kuidas see toimib, see liides, kui teil tekib raskusi selle kasutamisel. Kõik see moodustab väga olulise osa järgmistest meetmetest. Ja see avab ukse selle teemale, mille me täna osaliselt avasime. Ja siis koostame veel analüütilisi aruandeid koostöös esinevate probleemide kohta maanteetranspordis, mida pädevad riiklikud ametiasutused on kogenud olemasolevate eeskirjade täitmisel
ja selle põhjal kavandame oma edaspidise tegevuse Euroopa Tööjõuametis, kui me oleme selle uuringu tulemused kätte saanud. Ja ma tahaksin tänada teid osalemise eest. See on üks esimestest algatustest reisijate veo valdkonnas. Kavandame täiendavaid koolitusi ja infoüritusi, kui aeg selleks küps on, ja koostöös komisjoniga me oleme valmis korraldama samalaadseid üritusi ka tulevikus. Suur tänu ja sellega kuulutan tänase kohtumise lõppenuks, soovin teile head isu ja tänan kõiki, kes korraldasid ja kes osalesid täna. Nägemist. Suur tänu, nägemist.